esimesed emotsioonid endal üldse? No ajuvabad. Kohe hakkas juba tõstma ja... No see oli brutaalne. Okay. Jõudsime turborõhkudega sinna 2,5 baarini. Oota, kus see turbo sinna juba sai? See oli Ilja 5, millel oli 6 piustit. Sest et meil oli vaja 2 piusti kanali peale ära jagada, nii et ei tekiks mingit eelisseisu. Meil Asköldil oli vanasti 2 piusti kanalit vaid. Turvakaar ei olnud nagu minu päästmiseks, vaid see oli kandev konstruktsioon seal, väga vajalik. Tere, Joosep! Tere! Tulid kaugelt maalt siia lääne, kuhu iganes. Kui sa nii ütled. Jah. Sind väga palju tutvustama ei pea. Kõigega suurem osa selles mõttes teavad, kes sa oled. Aga ma arvan, et väga paljud ei tea, kuidas sinu jaoks üldse tehnika ja see tuunihuvi ja kiirendus alguse sai. Et lähme kuhugi täitsa algusesse või kuidas see üldse sul kunagi nagu? No ma olin linnalaps. Mul nagu tehnikat justkui väga palju ei olnud nagu käes, aga 95 või 6 ostis mulle isa esimese mopeedi. No eks ma olin nuiend seda juba mitu aastat. Ta tahtis küll karti osta, aga kujutad see, et Annelinnas kardiga ringi sõita. Minu mõttes väga kõva ju. Et ju ma oleks kuskil peaauto all lõpetanud siis. Ta ostis mopeedi, selle sai lihtsalt pooleks sõita ja ma olen elus. Et see oli jah, ma just käisin äkki 5. klassis. Okay. Siis sellest hakkas mingi harjumus kujunema? No sellest tekkisid sellised huvitavad sõidud nagu. Oli vaja Annelinna venelaste eest põgeneda või siis see tuli kasuks. Nagu spordipoiss ei ole kõva. Ja siis kuidagi sattusime sinna natuke teise Annelinna serva, kus siis oli siukene tehnikamaja. Ja seal vaatasin, et kutid sõidavad seal mingite tsiklite ja mingite kartidega ja läksime sinna nagu manguma, et võtke meid ka trenni, vaata. Aga praegult sa nüüd meie all mõtled vennaga koos. Vend oli 2 aastat noorem, et kui ma käisin 5. 6. siis ta oli paar aastat tagapoole. Ja siis võeti kohe meid sinna ringi vastu ja siis tõmmati nagu suur kapp lahti, et siin on su mootoritoorikud, siis seal oli neid Vene tehnika poolitatud mootori korpuseid oli sadu. Okay. Aga midagi seal nagu ehitada ei olnud väga. Siis oligi esimene siuke nii-öelda tehniline asi vist oli see, et võtame selle Stella pealt mootori maha, paneme kardi raami peale. Siis vist tekkis mingi siuke olukord, et selle kardiga sõitsid ainult suured poisid vist, meilt võeti ära see kart. ja siis me võtsime selle mootori sealt tagasi ja siis kellegiga tekkis juba mingi raamivahetus, saime Delta raami, siis me panime sinna. Ühesõnaga Vene mopeedidest see asi nagu alguse sai. Ja see oli selline asi, mida kannatas tollel ajal nagu ka 12-13 aastasel linnas nagu teha, et kaugemale ei saanud minna. Oleks võib-olla tahtnud ju autoga sõita, aga ei saanud, isegi seda ei saanud. Ja siis läks veel vist 2 aastat ja me vanemad kolisid nagu linnast välja natuke, sinna Samma Luuniasse. See sama, kus sa praegu. Just. Ja siis ma sain juba siukse ruumi, kus nagu sain omal tsikleid hoida ja teha ja osta. Siis tulid Ishid ja siuksed nagu suuremad Vene tsiklid. Ja esimesed autod mõistagi. Aga autod siis tulid juba omal algatusel või samamoodi? Ikka. See Vene tsikkel, see on 2 päeva põnev ja siis ta on lahja. Siis sa, see setti ma muidugi jõudnud osta ja proovida, aga need autod tulid üsna kiirelt. 8. klassis käisin siis ma tegelikult vist juba tulin linnast niimoodi, et mul oli üks auto tegelikult juba linnast välja vaadatud, et ma käisin 7. klassis.
ja aga noh, kõigepealt oli mul vaja purks sõita sulase auto. Nagu teil peresulase? Ja Okei, ja see oli? See oli 02 selline, nagu Tarvo Järv siin ehitab. Okei. Ja see oli, noh, see läks nii katki, et ma pääsesin vaid tänu sellele, et ma sealt vrakist nagu välja lendasin, et see läks jah, päris halvasti. Aga nagu mis tegid sellega? Ei, noh, ma olin näinud, kuidas isa sõidab tead 100-ga ja siis ma mõtlesin ka, et sõidan ka 100-ga onju. Kuulus ikka olla saab onju? Jah, kruusatee peal väiksed kurvid ja värgid onju, aga noh, ilmselgelt sai händli ära, kui sa oled mingi 14-aastane onju. Ja noh, just saanud auto kätte. Ja siis läks lappesse, ma seal mõned korrad nagu lappasin ja kraavitruubis ma lõpetasin selle auto ja siis hästi sujuvalt efektse siukse liigutusega läbi esiklaasi seal tee peal ma nagu ise maandusin. Et kusjuures tollest ajast on nagu miski hoidnud, et mul oli peas nagu ainus mõte, et millegi pärast, et tõsta jalad üles. Okay. Ja siis ma tõstin jalad üles ja noh, rool läks katki, lendasin sealt autost välja onju. Ja see auto oli nii katki, et pedaalid olid istmes sees. Et see A-piiler, mis on nagu ettepoole kaldu, see oli tahapoole kaldu ja seal ei olnud nagu juhi kohta üldse enam. Okay. Jah, ja kui sa jalgu poleks liigutanud, siis jah, aga miski mulle nagu korduvalt ütles, noh, kui see lappamine käis ja ma teadsin, et nagu nüüd on kohe nagu väga halvasti, siis nagu miski ütles, et tõsta jalad üles ja ma tõesti tõmbasin jalad natuke kõrgemale ja käisin läbi esiakna. Okay. Aga siis aken lendas eest ära või sa lendasid? No ma ise läksin koos temaga. Okay. Tagant tuli pagasnikust kirveid või tulesid ja mingi manti, mis oli täis laotud. Noh, ma sain millegiga pihta ka, ma sain kuklasse ikkagi pauguselt. Ja see annab siiamaani tunda, ma arvan. Ei, ma arvan, et ei anna. ei anna. Ja siis linnast toodud mu enda auto, esimene auto oli siis Mazda 323 GT Coupe, tagaveoline, mingi 72 aasta siuke. See on siuke Datsunite sarnane väike hatchback. Ta oli ikkagi, praegu me oleme 90. lõpus omadega. Ja. Siis see oli ikkagi mõnes mõttes ju moodne lääne auto sellel hetkel. Ei, ta oli just nagu sellest staatlusest välja saanud. Tegelikult kõik oli nendest Datsunitest välja kasvanud, tahtsid juba Sierrasid vaata, et natuke liiguti edasi ja siis ta jäi sellesse säästugruppi nii-öelda ja ma sain ta kätte 500 krooniga, sest et Tartus Äpu ja siuksed tuntud mehed tegid tal õlivahetust, aga seda ussiõli oli nii palju sees juba, et neil ei punn alla panemata ja siis öeldi, et võta too Mazda, et tal on plokk on katki, auk on sees ja õli sees ei püsi. Aga jah, tal oli õlipunni ja uut õli vaja. Okay. Aga jah, sest Mazdast on väga kahju, sest et selle lõpetas mingisse siloauku mu klassivend koolist. Et täna oleks nagu väga lahe hobikas tegelikult. Ja sealt edasi tulid siis Datsunid, 100 amprine, 120-ne, tagaveoline, esiveoline. Et mul nagu vene autosid endal ei ole olnud. Et selle ühe ohverdasid ja rohkem pigem ei tahtnud. Ja ma ei tea, miks nad nii õudsad minu jaoks on. Mulle nendest Žigulites miski ei meeldi. No ühtepidi ei saa vast vahelda, vaata. Neil on juba nii spetsiifiline lõhn, et isegi kui sa sellesse 72 Mazdasse istud, siis see on juba nagu lääne auto lõhnaga võrreldes selle Žiguliga. Mul oli siuke tunne. Ja siis ma vist sain peagi ühe Opel rekordi, mis kuulus mu onule. 003 takk oli number. Ja selle autoga õnnestus mul teda müüa ja tagasi osta vist 8 korda ja käigukasti vahetada 7 korda. Okay. Ja see auto oli mul kuni lubadeni ja veel edasi ka, nii et ta oli ikka siuke 4-5 aastat ja ma värvisin teda ja tegin igasugu trikke. Las ma arvan, sa müüsid ta terve käigukastiga iga kord ostsid kast katkis. Ei olnud. Ma müüsin ta ühele meie küla sepale alati, kui tal palgapäev oli.
ja siis, kui tal oli nagu natuke raha puudu joogist, siis ma ostsin selle lihtsalt kolmandiku või veerand hinnaga tagasi ja see kordus 6-st 6-sse. okei. Aga käigukastid läksid tal sellepärast, et seal oli Vectra mootor pandud. Esivee oli see Vectra mootor okei. ja mõistagi puudub seal Väntvõllis käigukasti laager. Siis sisendvõll hakkas Just. Ja elama. see väntsutas lihtsalt 1000-2000 kilomeetriga need käigukastid järjest ära ja mitte keegi aru ei saanud. Aga noh, mitte keegi meist siis ühesõnaga, sest et noh, mõistagi meil nagu raha ei olnud remonti viia, me ise tegime kuskil pakkude otsast neid käigukaste vahetasime. Aga see oli siis veel see aeg, kus oligi lihtsalt see nagu isegi noh, oligi nii-öelda putitamine ja siis selle vana auto remontimine, et see hetk veel nagu mingit niinimetatud tuunisuunda kui sellist veel nagu ei olnud otseselt No või mingi splitter. ma kindlasti ei taha siia seda pilti lisada, sest et see oli õudne, kui seda täna vaadata, aga siis oli väga äge, kui sul oli ees punane tuli võre taga ja kui sul olid siniste LED-idega aknapesurid ja seal oli veel hirmsamaid asju, seal oli isegi porilapatsid. okei. Et noh, see on kõige õudsam, mis sa täna suudad ette kujutada. Aga nojah, aga see natukene kõlab siukse 80ndate lõputuuninguna, et siis ja veel see aeg tegelikult see oli mõnes mõttes teemas, noh. Nojah, aga ma olin sellest 10 aastat hiljem selle autoga, nii et sellega kohe tuleb ka see meelde, kuidas Žigulid olid tagant üles tõstetud ja eest madala. See oli ka nii. Sest et tõmme oli kohe parem. Ja aga Opelist edasi? No ma ei mäleta, mingid BMW-d hakkasid tulema, mingid utiilid, E30-d üldiselt. Ma neid vist enne kui ma nagu mingi päris mootoriga BMW nagu endale hankisin, siis oli 4 siukest pooliku mootoriga, noh 1.8 ja mõned 5-sed ka 28. Ma olen selle ära näinud, et 5 kapoti all on 4 silindrit, noh, ja saaks 4 veel panna. Et ma olen sellist autot omanud, jah. Aga kuidagi sealt kodugaraažist, noh mul nagu garaaži justkui ei olnud ja need tingimused tegelikult olid nagu hästi kehvad, et ma ehitasin seda ikkagi muldpõrandaga küünis või siis õues üldsegi, et noh, kõik need tööd tuli nagu seal ära teha. Aga noh, tegelikult see nagu arendab ja õpetab ja ei jookse nagu mööda külgi maha. Et mul nagu vanemate poolt ei olnud sellist pärandit, et oleks mingid garaažid ja autohuvid suured või midagi sellist. Ja nii me seal maal nagu pusisime tsiklitega, autodega pooleks. Noh, eks me sõitsime nagu tsiklitega edasi, aga noh, tsiklitega oli see, et see eest ära saamine oli nagu leebem. Et noh, mul läks nagu hästi. Okay. Konstaabel teadis mu isa teatud põhjustel. Ja kui ma ütlesin, kes mu isa on, siis ma sain põhimõtteliselt koju sõita ära tsikliga. Okay. Samal ajal, kui mu klassivend pidi lükkama oma tsiklit 2,5 kilomeetrit koju politseiauto ees ja siis sai seal trahvi 1140 krooni. Sellel hetkel see oli ju suur summa. See oli, noh, meil olid siuksed 5-sotised tsiklid ikka, et see oli 2 tsikli raha. Ja tsikliga oli veel siuke, selle sama konstaabliga, et kunagi sai nagu natuke eest ära aetud. See on hästi paha, seda ei tohi teha muidugi. Aga noh, siis olid need tsiklid nii aeglased, mis seal ikka juhtub, on ju. Aga noh, läks ikkagi kabina karjääris nagu natukene hapuks see olukord ja maandusime mingis pajuvõsas kuskil tee ääres 2 Javaga. Ja siis, kuna meil nagu kiivrit ei olnud, siis konstaabel vaatas ainult üle serva, et milline see seis seal on ja jätkas oma igapäeva ja sõitis edasi. Et noh, ju ta ei tahtnud seda probleemi, et ajas siin ilma kiivrita poisid nagu kuhugi ummikusse. Aga noh, meile tegi see ilmus palju nalja ja andis julgust ainult juurde. Aga nagu ilma kiivrita 1 tsikliga 2.
nagu katki ise, ei, see läks kuidagi hästi. okei, Me läksime peaaegu rataste peal sinna kraavi ikkagi okei. ja noh, ei olnud häda meil midagi, eks me kukkusime ju nagu igapäevaselt ratastega, et see lõhki olid niikuinii tihti. Harjunud ühesõnaga. Jah. Aga nagu, kuidas see tuuni pool hakkas tulema? Või seal sinna, või jääb sinna vahele veel mingeid huvitavaid mingeid, ei, ma arvan, et ega seda tuuni poolt ei tulnudki, see kiirenduse asi tuli võib-olla ennem isegi, no okei, sest et me sealt, ma ei tea, millal see auto sõitis, aga ma mäletan, et ma nägin seda autot siis, kui ma käisin seda üritust vaatamas jalgsi. See on hästi kummaline, et ma arvan, et ta sõitis tegelikult hiljem, kui mul võiksid olla nagu load, onju, et 2002 ma vist sain load, aga see oli üks soomlaste Sierra valge turbokas. Ja ma käisin seda raadil vaatamas ja sellest jäi nagu siuke nagu kustumatu mulje, et noh, ma eeldan, et ta sõitis mingi 13 sekundit võib-olla, onju, aga see oli nagu ajuvabalt kiire, kui sa tuled mingi siukse 17 sekundi Opel rekordi pealt, onju. et see tundus väga kiire. hästi huvitav on see, et seda sama Sierrat mäletavad väga paljud ja toovadki nagu selle esimese kiirendusmälestusena ka kuidagi välja vaata. Halb. Ma mõtlesin, et ma olen originaalne. Kõik räägivad Lasnamäe kanalist siin ja ma ei oska sellest midagi rääkida. Ega väga paljud on sellest Sierrast enne ka rääkinud, see ongi nagu hästi huvitav, aga no selles mõttes ma saan aru ka, et noh, mõnes mõttes see Sierra on ju kui siuke rahvaauto, et ühtepidi ta nagu visuaalselt oli auto, mis sul oli kättesaadav, vaata, tegelikult sellel hetkel. Aga see, et sul mingisugune kõrvitsaga ja see oli, kas isegi mitte fosforidimootoriga või? Jah, oli kahene fosforit. Et aga siuke asi veel nagu selle ajastu kohta ikka väga kiire, siis see oligi siukene, mis jäi kõigil meelde võtta. See on ka sama näiteks ju, miks kaubalift Meelis Viese nagu kõigile nii mällu on jäänud, sest see oligi nagu siukene suvaline rahvaauto, mille sa läksidki kuskile turule ja ostsid. Jah, aga seal Serral on midagi, mida Viesel ei olnud. Sest et mida ei olnud, olid turboautod ikkagi. Et neid oli väga vähe. Jah, see oli veel ise ehitatud. Ja need hääled olid lihtsalt ju sellised, sa vaatad seda mootorit, et see on ju nii väike, et kuidas ta saab nagu nii teha. Viesel on ju 2 bitti rohkem. Ja siis üks ta selle tõttu jäi nagu meelde. Igatahes ma mäletan, jah, kuidas ma jala läksin kodust 7 või 8 kilomeetrit raadile ja siis ma nägin seda Serrat ja siis ma olin nagu müüdud paugust. Et siis ma tahtsin nagu kiirendustele saada ja seal näha, mis seal toimub. Okei. See oli vist veel lausa Tartu autoklubi aeg veel? Ma arvan, et see oli gramm ennem, sest et Tartu autoklubi ajal ma hakkasin juba ise nagu vaikselt kaasa sõitma. Okay. Et noh, enne Tartu autoklubi ütleme ühe õppelaenu eest ostetud Vauxhall Chevettiga me sõitsime nagu paar korda maantee peal, onju. Aga raadil peetud Tartu autoklubi üritustel ma sõitsin oma Porsche 944-ga esimest korda. Ja see sõitis 15,7 sekundit. Okei, seegi tegelikult väga, selle aja kohta väga aeglane polnud ju. No see oli täpselt selline kaalu-kilogrammi suhe, 1200 kilo ja 120 kilovatti, no siuke, noh, üks 10 on ju. Ja see on ikkagi 10 korda kehvem kui see, kus nagu noh, kus me oleme valdavalt täna on ju. Et jah, see oli 2005 või 2006, kui ma sõitsin enda 4.4-ga autoklubi kiirendusi. Okay. Aga noh, ega ma seal midagi mõistagi ei saavutanud, aga sealt saad sellise tunde, et nüüd on vaja kohe midagi teha ja midagi nagu sättida, kuskilt nagu midagi kiiremaks saada. No see emotsioon ise võtta. Ja noh, võimalik, et siis selle Viese eeskujul või kellegi teise, aga mina olin seda meelt, et autol peab olema nagu rohkem silindreid ja auto peab olema kerge, on ju. Siis ma hakkasin otsima endale BMW-d ja ma leidsin ühe driftimehe Eduardi müüdava E30. See oli 160 kilovatine 3,5. M30. Just. Ja
selle auto ma ostsin 2007, 2008 ma hakkasin temaga juba sõitma ja see oli nii, et 2007, jah, ma ostsin detsembris, jaanuaris ma mõõtsin GTX-iga tema aegu. jaanuaris. ja no see läks niimoodi, et ütleme, suurusjärk oli nii, et veebruaris ostsin aju ja märtsis ostsin juba slikid ja ma mäletan, et ta sõitis nagu Porschest sekund kiiremini, ta sõitis nagu 14.7 selle GTX järgi. ostsid aju? jah, ma ostsin Megasquirt 1 versioon 3.0 aju ja paigaldasin selle sinna. Okei. Ja selle sa siis, ma eeldan, tellisid kuskilt Ameerika maalt või kuidagi või? Vot ma ei mäletagi, ma mäletan, et ma seda päris ise kokku ei pannud. Okay. Aga ma mäletan, et see ei olnud mu esimene paigaldus tegelikult. No, niimoodi või? Ja, sest et mul oli kunagi Porsche 924 ja ma olin sunnitud sinna Megasquirti panema, sest et see mehaaniline pritse nagu ei töötanud. Ja selle Porsche järel tuli mu esimene klient. See oli üks Lauri Täpsi Audi vist. Aga kuidas sa üldse jõudsid selle ajuni ja see, et Porschele sihukesi peale panna või? No, eks ma suhtlesin Peep Päädamiga, kui ma nagu Porschesid vaatasin, on ju. Ja tema pani Vemsi ju kõigele, on ju. Aga siis ma vaatasin, et no, miks ma seda Vemsi pean panema? Et Megasquirt on odavam natuke. Ja siis ma tellisin, jah, alguses tellisin Ameerikast kokku pandult, siis tellisin Ameerikast juppidena, siis tellisin neid Soomest juppidena. Ma arvan, et tükki 400 võib-olla kokku, sest et ma tegelesin Megasquirt ajudega mingi 15 aastat. Okay. Ja sellest Megasquirti teemast kasvas välja minu jaoks siis mõistagi see STQ teema, sest et ma nägin selles Megasquirtis lihtsalt nii palju puudusi, et noh, seal oli nagu kehv pistik ja väike mapp ja kõik lisad, mis seal saaks olla, neid ei olnud sinna sisse ehitatud. Kui sa tahtsid neid ehitada, siis nad olid koledad juhtmepuntrad, on ju, ja et nagu tarkvara justkui võimaldas, aga nagu plaadi peal neid asju ei olnud, on ju. Ja siis ma tegin need nagu muudatused ja siis selle Megasquirti tarkvaraga tegingi esimesed STQ-d, STQ 1, 2, 3. Täna on küpsemas 4. No ja sinna on, nüüdseks oled ju teinud veel mingeid laiendusi sinna vist? Ja kusjuures, jah, äsja sai valmis üks EGT laiendus, noh, EGT ja anduri sisendite laiendus on ju, ühesõnaga, mis on nagu ikka siukese träägi auto vajadustest inspireeritud, et näiteks noh, üks eelmine EGT laiendus on Janar Lükki auto peal koos STQ-ga. Ja kuna seal on nagu väga palju asju, mida logida, siis ajust üksi ei piisanud, on ju. Et meil oli seal ühesõnaga selle uuema aju ja laiendusega on ikkagi, noh, suurusjärk siuke 40 andurit on võimalik panna kokku ikkagi ja ei jää neid kanaleid nagu puudu. See 40 on juba täitsa nagu mõistlik. Ma mingi hetk lugesin kokku, et minu autol oli vist logitavaid andurikanaleid üle 30 midagi vist. Aga see selleks. Aga STQ jah, mul jooksis kokku. Noh, STQ-st räägime teine kord. Aga see STQ-t, seda sa ju, kui me juba siia jõudsime, siis seda sa ju iseenesest ju toodad ja müüd ja paigaldad päralt ka, on ju? Jah, nii palju, kui seda turgu on, aga ta on ikkagi nagu odavama otsa aju, on ju. Ja siis ütleme nii, et selle aasta algus on mitte nii suure rahakotiga inimestel nagu raske olnud, on ju. Ja esimene, mis kannatab, on neil nagu hobid, on ju. Et kui mul nagu eelnevad aastad on olnud selline, ütleme 3 esimese kuuga kuskil 12-15 autot nagu teha üldiselt, on ju, siis selle aasta algus on nagu täis vaikus. Et on mõned kirjutanud, et nii kui ma saan tuludeklaratsiooni raha, nii ma tulen, on ju. Aga jah, on hobidele nagu
põntsu pannud see majanduse seis hetkel. Eks see on igal pool. Aga see ühest Estekust ma kunagi räägin veel, sest et mul on ka üks Esteku riiulis ühe projekti tarbeks, aga see pole tänase teema. Ei ole. Lähme nüüd vist BMW juurde 15-20 aastat tagasi uuesti. Jah. Korra veel nii palju, et sa selle Porschele panid selle peale esimese ajupaigalduse, aga see seadistamine, sa hakkasid kohe ise midagi kusima või? Jah, sest et siis ma ei tundnud veel nagu selliseid Martin Pago ja selliseid nii-öelda tarkasid, kes seda nagu oskaks panna. Kusjuures mulle mõnel määral andis nõu Mihkel Osa ikkagi Tallinnas. Tema oli Megaskvöldiga nagu sina peal. Ja hästi palju mu lolle küsimusi on ta ikkagi üle elanud ja vastu võtnud ja ära vastanud, et tema mind aitas. Ja siis üks Georg aitas mind, kes seda Maigi Jaskoonat seadistas. Ta sõitis ka teadupärast Megaskvöldiga. Ja äkki sõitis ka kaubalifti isegi Megaskvöldiga. Et jah, sealt ma seda infot küsin, aga noh, seal ei ole nagu, see oligi nagu hea alguspunkt, et vaata, kui sa võtad VEMS-i, siis sa pidid nagu juba saama aru mingitest, et seal olid sellised, ütleme, kanali nimed olid nagu, või noh, nagu avatud olid, et sa panid selle anduri, kuhu sa tahtsid ja siis nagu määrasid tarkvaraliselt. Megaskvöld oligi selles suhtes nagu lihtne alustada, sest et sa tegid juhtmestikku, tegid ikkagi selle tehase skeemi järgi ja siis sa panid andurid sinna, kus nad käisid ja nad olid tarkvaraliselt juba määratud. Ja sul ei olnud nagu neid valikuid oli ikka võrdlemisi vähe seal tarkvaras. Nojah, siis kui sa alustad ja pole sellega enne tegelenud, siis see tundubki oluliselt lihtsam. Jaa, sest et sul on isegi silindrid, sul on süütepoolid, pihustid, kõik on nagu ära määratud. Sa pead lihtsalt õigesti juhtmestikku tegema ja ütleme nii, et ma Megaskvöld 1-2 enam ei mäleta, aga Megaskvöld 3-ga sa pead tarkvarast muutma põhimõtteliselt 3 asja, sa võid auto käima keerata, kui sa teed nagu juhtmed, kui on see paigaldus õigesti. Just. Okay. Aga raatsid öelda ka, kes sul see esimene klient oli? Lauri Lepsi oli see. Ja sealt ja siis see oli, ma eeldan, Audi Rida 5 turbokas. See oli Rida 5, millel oli 6 pihustit, sest et meil oli vaja 2 pihusti kanali peale ära jagada, nii et ei tekiks mingit eelisseisu. Megaskvöldil oli vanasti 2 pihusti kanalit vaid. Jaa. Aga see 6 pihusti siis tegi ka nagu füüsiliselt kütet ei andnud, lihtsalt ta ripus kapoti all juhtmed töötas. Okei. Aga siis rullikas, sinna siis sai aju tellitud ja... Jaa, rullikaga ma sõitsin 2008 nagu täishooaja. Ja sain ta viidud 14.7 pealt 13.6 peale. Ja no ma ei mäleta, et ma seal midagi nagu saavutanud oleks, sest et ma sõitsin koos M3-dega. Et noh, ma mäletan Pärnus sain lahmi finaalis, või mitte finaalis, aasta viimasel üritusel 3. ringi Ellikates Kosla Maslasviili käest näiteks, kes sõitis M3-ga. Et noh, mul nagu ei olnud šanssi selle E30-ga seal nagu väga. Aga noh, ma pusisin nagu 1 aasta veel, 2009 ma sõitsin ka vist ikkagi E30-ga veel. Ja siis olid nagu teistsugused inimesed, kellele ma kaotasin. Ja üks nendest oli Jussi Nurmi, Põrnikas Soomest. Ja siis käiski see klõps peas ära, sest et Jussi ütles, et tal on 1,5 liitrine mootor. Tollel ajal sai juba guugeldada, kui palju on teoreetiliselt sealt nagu vabalt hingavast 1,5-sest Põrnika mootorist võimalik jõudu võtta. Ja ta sõitis sellega 10 ja see oli lihtsalt nagu 3 sekundit kiirem. See oli nagu lihtsalt ajuvaba, et sa pidid ju mingitele BMW-dele nagu 3-kordistama või 4-kordistama jõudu, et saaks rääkida 10-st. Ja et kuidas ta nüüd selle Volkswagen Põrnikaga sõidab 100 kilovatiga 10, et see on ju võimatu. Aga noh, mingite aastate jooksul ma ikkagi sain teada, et ta mootor vist oli koguni 2,7 liitrit
ja ta auto kaal oli 550 kilo ja siis hakkas see asi nagu natuke paika loksuma, aga no sellegipoolest Põrnikas on sellisel no-prepil ideaalne toorik nagu, et tollel ajal ju rajad olid ikkagi ilma kummi ja liimita ja siis mulle tundus, et see on nagu väga õige tee minna, et ma hakkan otsima ka sellist autot. Ja sealt siis? Ja siis ma otsisin 2010 ma ostsingi esimese Volkswagen või noh, esimese Volkswagen Põrnika ilma mootorita sõbra käest. Ja siis hakkasin kokku otsima mingit prügi, millest nagu see mootor siis kokku panna, sest et nagu raha ei olnud just. No siis sai selgeks see, et Eestis on ikkagi nende mootorite seisukord nagu kohutavalt halb, sest et neil on ette nähtud kapitaalremont 100 000 miili tagant. See on siis 160 000 kilomeetrit. Ja see kapitaalremont tähendab väntvõli lihvimist, remontmõõtu, ploki lihvimist, remontmõõtu, silindrite, kolbide vahetamist, plokikaante kapitaalremonti, kõikide saalede tihendite vahetust, noh. Aga meil ei olnud ju selliseid võimalusi siin, et noh, neid juppe ju ei liikunud, ütleme siia 8-90-ndatel midagi, on ju. Ja neid töö teostamise võimalusi, näiteks ploki lainhooningut ju, noh, oli väga keeruline teha, on ju, tollel ajal. Et Põrnikal on ju väntvõli saale on 4 remonti sissepoole, korda 4 remonti väljapoole, korda igat varianti on veel mitu remonti pikilõtku suunas. Et kui sa ostad raamsaalesid, siis seal on 84 valikut. Ja selle tõttu siis, kuna need mootorid olid siin sõitnud kõik ikkagi 300 ja 400 ja 500 000, siis need jupid, mis ma nagu kokku kahmasin, siukse 5 mootori jagu, noh, seal olid kolvilõtkud olid siuke 2-3 kümnendikku ja siuksed, et ma nägin, et nendest ei ole nagu mitte midagi kokku panna. Ja siis ma ostsin Soomest mingi 4000 krooni eest ühe mootori, mis oli justkui mingi rallikrossi vennale ehitatud. Aga noh, stokk siiski, aga vähemalt nagu välismaalt tulnud uutest juppidest. Ja siis ma saingi selle kokku ja ma sõitsin sellega 2010 ma sain ta kokku, 2010 lõpuks ma sõitsin aga 13.9. Ja ma olin Bemmiga sõitnud 13.6, siis Põrnikas oli 13.9, siis ma olin nagu veits pettunud, on ju. Siis ma veel ei teadnud, et Jussi auto oli natuke kergem ja natuke suurem, on ju, et kuidas nüüd nii, on ju, noh. Ja siis ma hakkasin sinna nagu, noh, peale suruma. Järgmisel aastal nagu eriti intensiivselt jõudsime turborõhkudega sinna 2,5 baarini, on ju. Oota, kus see turbo sinna juba sai? Tegelikult ma juba ehitasin ta turboga. Ma ei püüdnudki ja, sest mulle tundus, et see õige vabalt hingava ehitamine ikkagi on minu jaoks liiga kallis, on ju. Et ma võtan siis sellest odavatest stokkjuppidest ikkagi selle jõu ja turbo oli kõige lihtsam selleks. Läks mingisugune a la TDS-i turbo peale ja... Kusjuures TDS-i turbot tulid hiljem, esimene TD turbo, mis oli suurem, valisin selle. Ja siis esimene aasta ma sõitsin selle TD turboga. Ja siis järgneval aastal sai kõvasti rõhku peale keeratud, nagu sellest seadistamisest nagu veits aru saadud peale mõningaid kolbide purunemisi, on ju. Et kuhu maani süütega minna, on ju, aga no mõistagi seal oli meeletu jõud selle taga veel nagu, et see 13.9 või mis, et see tuli nagu noh, olematu süütega ikkagi ja olematu minekuga. Kuna ma nii palju neist ei tea, siis see mootor originaalis on ju karpaga vist. Ehk siis noh, turbot on lihtne väljalaskele niinimetatud see vahele, aga siis see ju kütuse pool sellest tegid pritsu peale. Ja ma keevitasin ja jebisin seal, noh, lihtsalt kodus põlve otsas. Ja siis süüde ka mingisugune sinna maani kuhuni katki läks ja siis natuke tagasi. Ei, ma mõtlen nagu süüde on tal originaalis jagajaga vist. Ei no tollel ajal oli see Megasquirt 1 oli see teema, on ju, ja siis tead, mul oli
mul oli nendega mingi probleem trigger'i lugemistega, aga see vist noh, tuli välja, et see on tegelikult selle aju probleem, mitte vaid minu probleem onju. Ja siis ma läksin siukse EDIS mooduli teed, mis oli nagu Fordi lahendus, et eraldi moodul, mis luges Vantveli pöörde ja andis välja Fordi süütepoolile siis nagu impulsi. Et see signaal käis küll nagu 2 juhtmega ajust läbi onju, ühega saatis, teisega tuli tagasi onju, aga süütemoodul oli nagu ajuväline, see oli nagu siuke lahendus. okei. Ja noh, kui ma nagu täna seda asja hindan onju, siis mu nagu väga paljude probleemide põhjus oligi just nimelt see EDIS moodul, see Fordi Boolean või need meetrised süütejuhtmed, sest et need kõrgepingejuhtmed ikka jooksid mul nagu natuke liiga lähedal signaalijuhtmetele ja Vantveli anduri juhtmetele, et see tekitas tal palju probleeme. Ja noh, mõistagi ma ei teadnud, et takistiga küünlaid peaks kasutama ja no kõik need hädad ma ikka omal nahal sain läbi proovida. Jaa, aga teistpidi see ongi see, mis nagu teeb targaks ja see kogemus on ju see ka, mis maksab teatud määral. Raiskab soja ära. Ja siis järgmisel aastal, see oli 2011 või, 2011 ma värvisin Põrnika ära, ta oli alguses mingi kole lilla ja ma ei pannud sinna ressurssi, et noh, tuli mootorisse panna need sendid, mis mul olid. Siis ma värvisin ta oranži ja mustaga. Ta oli väga lühikest aega selline, sest ma värvin kogu aeg oma autosid. Ja siis oli probleemiks see, et ma nagu jõudu oskasin teha, aga see käigukast ei võtnud enam nagu seda vastu. Sest see oli Põrniku originaalkast. Just. Ja ma purustasin neid. Ma tean, et mul oli neid ka tublisti üle 10 juba nagu varutud, aga noh, ma käisin raadil mingitel võistlustel ja noh, ma võtsin ainult ühe sinna kaasa. Ma mõtlesin, et ma ei pea rohkem neid vahetama. Aga selle ühe kastiga pluss ühega, mis all saigi täpselt 2 sõitu, 2 poolikut sõitu. Et need käigukastid jäid siia läks nõrgemaks lüliks. No ja siis saabus see selgus, et nagu Volkswagen Põrnika nagu träägikasti on nagu mõeldamatu minu jaoks osta, et see oli väga kallis. Need on olemas kõik iseenesest, noh, sequential dogboxid. Kusjuures Volkswagen Põrnikal on see nagu eriti äge see, et kõik 3 kahvlivõlli tulevad nagu kasti viimase kaane taha ja selle viimasest kaanest saad nad läbi tuua ja siis saad siukse shifteri panna, et see annab sulle sequentiali nende 3 trossiga. No, et nagu lenko, et iga käik on põhimõtteliselt oma või? Ja siis hakkasid nagu uued mõtted, et mis selle kastiga siis saab, onju. Ja siis ma mõtlesin, et nagu see töömaht on ka ju väike, et saab küll Põrnikat ehitada ka 2,7-seks või noh, kui palju raha on siis ka 3-liitriseks, onju, aga et mul seda ju ei ole, onju, et võtaks mingi mootori, mis on juba tehasest natuke suurem, onju. Ja ma võtsin tüüp 4 mootori, mis on Volkswagen Transporteri pealt, bussi pealt. Ta on T2 ja T3 bussi pealt, onju. Ja ma võtsin selle mõttega, et tollele bussile on saada ka natuke tugevamat bussi käigukasti ja mis ei maksa miljon. Ja need on jätkuvalt õhkjahutusega? Jah, just. Aga ta on lihtsalt tehasest 2-liitrine juba ja tollest on koguni ka Pritse versiooni olemas. Ja siis ma ehitasin selle tüüp 4 mootori, aga ma mõtlesin, et oleks äge ju, et teeks ta siis nagu biturbo juba, et see BMW turbost ei tulnud nagu piisavalt seda pauku, onju. Või noh, tuli, aga veel tahaks, onju. Ja siis, et paneks neid 2. Ja noh, kuna see ressurss, aeg ja raha läks sinna turbotamisse, mootori vahetusse ja auto värvimisse, siis jäi vahetamata see käigukast. Ja siis jah, see hooaeg läks üsna nahka. Aga no kusjuures ma veel keset hooaega võtsin selle tüüp 4 lahti ja tellisin sinna aftermarket nukkvõlli sisse. Ja see oli nagu spetsiaalselt turbomootori nukkvõll, onju. Ja ma sain nagu powerbandi sealt 2000-st ikkagi lihutada sinna 4-5 kanti, onju. Ja mis ma tegin on see, et ma panin selle nagu valesti
selle ratta otsa. Nii jah. Et ta oli 5 boldiga. Kui sa paned ühe astme valesti, siis ta on 144 kraadi valesti. See on päris palju, eks. Ja ma maurasin sellega kuid, et miks ta teeb meeletut boost'i, aga mitte mingit jõudu selle juures. Siis kõik boost käib mootorist läbi tegelikult. Jah, et ma sain selle boost'i juba 3 paarini ja ma ei saanud nagu, ja ma sõitsin ikka 13.9. Et jah, ma nende õhkjahutustega jäingi sinna 13-sse kinni, aga see oli nagu nii halb tunne, sest et ma võisin 13 sõita ilma esimese käiguta, mis oli katki. Ma proovisin lihtsalt. Ma võisin 13 sõita nii, et mul ei olnud 4. Ma proovisin lihtsalt. Ma võisin 13 sõita nii, et mul läks kolb katki 250 meetri peal. See tähendab, et ta liikus nagu väga tugevalt 12 sekundi vääriliselt vähemalt, nagu liialdamata. Aga ma ei saanud seda kunagi nagu mõõdetud. Realiseeritud. Et see oli nagu siuke õudne tunne. Käisin, testisin, proovisin, mõtlesin täiesti lõpp, kuidas liigub, et see peaaegu tõstis juba nina, vaata. Aga äkki see oranž auto ikkagi tõstiski Tartus juba nina vist. Autovärvide võistlus oli Liberajal 200 meetrit, mingi autovärvid.ee või mingi siuke. Ja seal ta tegigi vist esimese viili. No mitte sellist Haapsalu viilit, aga siuke poolemeetrise viili vist tegi seal. Et jah. Seal ta vist oleks peaaegu sõitnud, aga ma ei osanud selle 200 meetri ajaga nagu midagi peale hakata. See, et tundus küll nii-öelda lambine värk oli. Ja mul vist nagu käigu kastile see kast ei sobinud, et ma pidin nagu panema sealt vahetult enne lõppu vist. Et jah. Ja siis me jõuame kuskile 2012 või? Ei ole, 2013 jõuame, jah. Sest et 2013 ma sõitsin Jetaga. 2013 oli vist see aasta, kui oli üks Eesti etapp Soomes, Alastaras. Seda ma ausalt ei mäleta. Ja käisin ka seal. Aga kuidas Põrnikas seisma jäi ja Jeta tuli? Jeta oli kõrval ja olemas. Nagu ta oli teili mul tegelikult. Ta oli VR6 Syncro ja MK1 Jeta. Nelivedune. Ja see 2.9 140 vatti. No Põrnikas jäi seisma sellepärast, et ma tahtsin teda jälle värvida. Ja siis ma värvisin ta musta-punase kirjuks vist. Aga ma veel rohkem tahtsin ta katuse madalaks lõigata. Ja siis see rikkus mul selle võistlemise aasta nii-öelda ära. Et neid bussikaste, mida ma olin juba kokku ostnud 3 tükki, seda sinna alla kunagi ei jõudnudki. Kusjuures ma täna nägin seda kasti müügil ja nad käisid vahepeal nagu plahvatuslikult nagu väga kõrgel oma hindadega. Nüüd on nagu taas normaliseerunud. 600 eurot küsiti täna selle bussikasti eest. Et noh, nad olid vahepeal juba 1000 euro kandis. Et hea, et ma neid bussikaste ei purustanud nii palju, kui neid Põrnikomi sai purustatud. Sest et noh, et see bussi 6-ribiline tegelikult võtab siuke 300 jõudu vastu ja on nagu lihtne Põrnikasse paigaldada ka tegelikult. Sest et tal on selline nose-cone on sama kujuga, et saab shifteri samast kohast sisse viia nagu kasti. Aga seda kasti vist toodeti nagu 2 aastat ainult. Ja enamus busse on kas 3-ribilised nõrgad või siis külje pealt käiguvahetajaga, mida on nagu raske panna. Ja siis oli Jeta ja noh, mis arvad, mis aega ma sõitsin Jetaga? 13.6 jälle. Ikka istume samas augus kogu tantsult. Jah. Et ükskõik, mis mootoriga mu Põrnikas oli, ükskõik, mida ma tegin oma BMW-ga, ükskõik, mida ma tegin selle Jetaga, 13.6 oli see. See tähendab seda, et põhimõtteliselt 5 aastat jutti sa istusid seal 13. Jaa. Päris frustreeriv oli lõpuks vist. No eks mul oli põnev ka, ma ikkagi 5 aastaga värvisin vist 3 korda autot ja ehitasin nagu kogu aeg midagi ringi. No eks ma tegin seal veel mingeid vigu. Aga noh, äge on see, et
ma sain kogu aeg enda autole aju paigaldada, vaata. Ja nagu oma kogemust lihvida, sest et ma mäletan, et BMW ma ostsin 2007, 2008 ma hakkasin sõitma. Märtsis tegin ajupaigalduse ja teist korda tegin oktoobris. Sest et ma olen siuke natukene nagu perfektsionist, et kui mulle ei meeldi nagu mingi välimus või kvaliteet või nagu eriti just visuaalne pool, siis ma lõikan selle maha ja teen uuesti. Ja oma autodel olen neid ajupaigaldusi teinud vist 10. No, tänaseks ma olen teinud neid võib-olla kuskil 500, on ju. Aga ma endiselt ei ole nagu rahul vahepeal. Aga noh, tuleb nagu üle olla ja klient vaatab, et oi, väga ilus on, aga ise vaatad, et siin võiks olla tegelikult sentimeeter nagu lühem see juhe. Tea, mis sa tunned? Et raske on teha minusugusel neid juhtmistikke, ma lihtsalt ei ole rahul sellega. Kõik kui hästi ta välja tuleb. Ja selle tõttu mulle nagu meeldibki nüüd see nagu minu ajupaigalduste variant, et ma alustan andurite poolt ja kapoti alt. Sest et siis ma saan nende ussinahkade ja kokkupanemistega nagu olla täpsem. Jah, et sa saad, kuna sul on andur või... Ma panen ta nippariga kinni ja ma vaatan, kuidas ta juba välja näeb. Ja nihutan teda veidi. Kui on nagu ideaalne, siis ma teibin need otsad kinni, siis lähevad nagu termokahanevad asjad. Et seda ma olen õppinud õnneks teiste pealt, mitte enda pealt. Et ma selle ussinaha otsad teibin ikkagi kinni ja lõikan kolviga, et nad ei jookseks välja sealt ussinaha. Ja, muidu ta on kohe niimoodi, isegi teed ilusa lõike, hakkad teda sinna peale panema, siis selleks hetkeks, kui seda paika saad, siis ta on juba nagu siuke roos laiali. Seda ma olen näinud päris paljudel probleemiks, jah. Aga noh, olen näinud enda 10 aasta taguseid juhtmestikke ja ei ole nagu välja tulnud ükski see ussinahk sealt alt, et selle üle on nagu hea meel. Oota, aga nüüd lähme tagasi nüüd Jetaga sõitsid ühe hooaja. Ja. Ja sealt? No see oligi 2013 sõitsin Jetaga. Ei, tegelikult ei olnudki nii. Mul oli hoopis nii, et 2014 ma veel püüdsin viimast korda selle tüüp 4-ga nagu võidu sõita. See Jeta oli lihtsalt mingi vahepeatus selle katuse tšoppamise tõttu läks mul see aeg ära suvel. Ja 14 ma maurasin, 2014 ma maurasin veel selle vale nuka ja liiga väikeste turbodega. Ja siis ma sain teada, et näiteks DDS-il on mingi 4 erinevat turbot. Ja mul oli ka neid jälle vaja 10 tükki osta, et saada 2 ühesugust. Et seal oli tiheda väljalasketiivikuga ja hõredaga ja millimeeter suuremaga, millimeeter väiksemaga ja seal oli ikka variatsioone palju. Aga noh, me jäime sinna 13 kuud. Et jah, 5 aastat Põrnikat, Jeta ja PEM 13 kuus. Ja siis ma nagu 14 vaatasingi, et midagi muud tuleb nagu ette võtta. Mul lihtsalt nagu õhkjahutajatest sai nagu siibernik. Et noh, eks mulle räägiti ju 10 aastat seda juba. See on rumal plaan üldse mõeldagi midagi siukest, et sa hakkad turbot panema mootorile, mis ei suuda niisamagi ennast ära jahutada. Aga noh, teistpidi ma sellest kontseptsioonist, kui see mootori välja jätta, sellest kontseptsioonist ma saan aru, sest sul on tagamootor, mis ripub üle tagasilla niikuinii ja sul on põhiline kaal on kõik taga, et siis sul ongi selle niimetatud mootorskeeles no-prepi peal ongi nii palju lihtsam seda maha panna vaatana. Jah, aga selle õhkjahutusega või noh, just Põrnikaga on nagu see häda, et ikkagi, et sa tahad sinna taha kerget mootorit, sest et sul ei ole nagu mitte mingit juhitavust. Pluss see originaalesisild on tal ka pigem katastroof. Ja seal on roolivardla pikkuste vahe on 3-kordne. Et noh, selle pumpstiir on nagu nii jõudne, et sa ei taha seda näha isegi. Ja nii jah. Et selle Põrnika nagu õhkjahutuse lõpp oligi minu jaoks ikkagi see, et see mootor on nagu noh, ta on
on äge, kui sul on nagu raha sinna panna, vaata, kui sul on nagu plönni, et tellida nagu tepiskolbi ja värki on ju ja teha asju õigesti, nii nagu peaks tegema, et siis ta ka võib kõike teha. Võib sõita väga kiiresti ja väga soomlane näitas seda ju, et just, aga see minu jaoks osutus nagu kalliks, on ju. Ja eks need bussikastid läksid juba siis nagu kalliks, on ju, ja siis ma vaatasin, et ma olen 3 olen nagu neid ostnud, on ju, aga kui ma nagu enda kogemust vaatasin, siis 3 võib hukata ühe võistlusega ka, on ju, kui sa viitsid lapata, on ju. Ja siis ma ei tahtnud sellega nagu edasi minna, et ma hakkasin otsima uut mootorit ja käigukasti just nimelt sel põhjusel, et seda hinda enda jaoks alla tuua. Ja siis ma leidsin Audi 01E, mis veab teisipidi. Sest 01E-ga on ju see, et ju see on see niimetatud kõige legem Audi kast, millega need ka põhimõtteliselt 1000 jõudu Audit sõitsid ju. Just, eks seal oli Mati Põllu mõjutusi, et ma nägin, et ta sõidab sellise kastiga nagu väga suurte jõududega. Ja noh, jutud olid ju, et 1000 hobujõudu kestab ja mitte midagi ei maksa. Siis ma tahan selle kasti teed minna. See eeldas muidugi, et mootor ei saa olla enam auto taga, vaid peab olema auto keskel, sest et see kast veab on ju teisipidi. Ja hakkasin siis otsima, et mis mootorit siin otsa panna. Ja mõtlesin 1.8. Audi see 1.8 turbo. Aga uskumatu, see kunagi tundus liiga uus mootor. Mõtlesin 16V20 ja no, ma mõtlesin nagu ükskõik mida, aga mitte V6. Ja siis miks? Ma ei tea, mul on nagu terve elu olnud mingi häda selle V6-ga, et ta ei ole ei siga, ei kägu, et ta ei ole vaata poolmootorit ja ta ei ole täismootor, ta on ikka mingi 3/4 mootorit, et mul ei ole ta nagu meeldinud. Millegipärast mulle tegelikult meeldib kas RK4 või V8 ja nii on lihtsalt. Hääle poolest ka V10 mõistagi. Näe, aga sellel hetkel selle peale isegi praegu ei suuda me. Ja siis ma hakkasin vaatama, et mis mootorid selle käigukasti otsa üldse sobivad. Ja siis sobisid sinna, tuli välja, et nagu vist äkki valdav osa 92 üles ehitatud Audi mootoritest välja arvatud VR6. Ja siis ma vaatasin, aga nagu juba, et miks siis mitte nagu 4.2. Ja saigi ostetud esimene V8 ja lõigatud auto praktiliselt pooleks. Aga kuidas see nagu sain aru, et kasti valikus tekkis see, et mootor läheb nüüd niinimetatud keskele, on ju. Siis praegu me jõudsime selleni, et kuidas tuleb see mootori valik, sest et ega ju veel mõnes mõttes siiamaani need mootorid ei ole väga kallid mootorid ju. No tollel ajal maksid need 150–200 eurot ja no ma räägin, minu jaoks oli nagu 2 asja, et peab olema töömahtu ja auto peab olema kerge, on ju, noh. Ja siis see 4.2 tundus nagu nii loogiline järsku, on ju. Jah, sest ta ju vabalt hingavana tegi küll 300 pluss newtonit, äkki isegi 400 newtonit ja 300 hobujõudu. Seda oli vist rohkem kui see turbopõrnikas, nagu turbopõrnika mootor ju. Ja odavam ja lihtsam. Ja just. Ja siis ma ehitasingi terve 14 ja 15, 14 oli veel Boxer, 15 ehitasin seda V8 terve aasta sinna vahele. Kristjan Eenola aitas mul sildu nagu disainida ja luua ja kuidagi nagu hästi robustselt see sinna sai karpraudadega ja kas ma mäletan õigesti, et esialgu sellel põrnikal jäi originaal esisild. Just. Et oligi nii nimetatud siis B-piilarist tahapoole lõikasid kõik tühjaks. Ja keevitasid vinklit ja karprauda ja. Aga noh, V8 küsis kohe turvakaart, vaata. See sai sinna kohe, aga noh, see oli tegelikult juba selle jaoks, et mul oli vaja seda autot koos hoida kuidagi. Kere ennast juba jäigemaks saada. Turvakaar ei olnud nagu minu päästmiseks, vaid see oli kandev konstruktsioon seal, väga vajalik. Aga tagasilt sai siis kohe tehtud Enolaga koos umbes samas stiilis, nagu sul need kõik viimased on. Just. Ainult selle erinevusega, et me ei teadnud, et
milliste parameetrite järgi võiks teha, et millist antisquat'i võiks see träägi põrnikas nagu eeldada või küsida meilt, on ju. Ja siis me mõtlesime, et ta võiks ikkagi, me küsisime täna kõige võimsamatelt Eesti kiirendajatelt nagu nõu, on ju. Ja siis öeldi, et ikka peab maha istuma see auto, et see squat peab olema selline tugev, on ju. Siis me tegime squatid 60, 70, 80 või mingid siuksed protsendid, on ju, et me saime nagu 3 aastat tõsta teda. Ja natuke etteruttavalt öeldes siis põrnikal sa tahad nagu vastupidi võidelda selle mahaistumisega. Sa tegelikult tahad üle 100 squat'i. Sa tahad, et ta tõstaks oma tagumist otsa stardis, mitte ei tooks massi juurde sinna taha, sest et ta niikuinii toob sul esiotsa maast lahti. Et jah, nüüd on nagu 3. sild, mida ma loon, on ju, ja siis me oleme jõudnud selleni, et üle 100 peaksid need numbrid ikkagi olema. Nojah, sest see ongi seesama, et kui me vaatame tänapäeva kiiret radiali ja seda väikse sliki maailma, siis kõik autod stardis eraldavad. Et ongi see, et see antisquati number on see, et nii kui sa päästad, siis ta eks see tuleb sellest, et rajad lähevad ju paremaks, on ju, rehvid lähevad paremaks, on ju, ja siis sul ei ole vaja nii palju massiga kompenseerida seda, et sa saaksid nagu selle kogu massi sinna vedavale sillale, on ju, vaid see tuleb niikuinii, sest grippi on lihtsalt piisavalt, on ju. Pluss on tegelikult see, et selle eraldumisega tegelikult ju selle väändemomendiga surutakse tegelikult seda silda niikuinii vastu maad selle eraldusega. Just see on kindlasti üks asi. Ja selle tõttu tegelikult nagu pead sa sõitma radialiga, sest et muidu sliki lükkab lihtsalt niimoodi korts läbi. See on see, miks ma ei saaks sõita näiteks 120, 150, 160 antisquatiga, sest et ma ei hakka Eestis ju radialiga sõitma, on ju. Et meil ei ole nagu sellist grippi ju ei ole, et saaks päris radialiga sõita. Näest nii, kui sa lähed seal mingi 120 pluss antisquatiga, siis juhtub lihtsalt see, et ta lükkab välja ääreselt sul vastu rada ja siis mul on see, et mul ju tuleb niikuinii kogu mass ju stardis taha, on ju. Ja kui mul ka stardis näib, et mul auto nagu 0,6 baarise rehvirõhuga on ju kena, on ju, rehv on ju ilus, on ju. Aga nüüd tõsta ta nagu püsti ja pane sinna kogu see 900 kilo sinna. Siis see velg vajub veel 3 sentimeetrit, on ju, ja stardis vajub veel 3, on ju. Et nii kahjuks on, jah, kahjuks või õnneks. See on lihtsalt teistmoodi asi, et sa ei saa nagu uskuda päris kõike, mis sulle öeldakse, sest et iga inimesel on oma kogemused ja jutud tulevad ikkagi tema enda põhjal, on ju, ja nad kuigi nad on kõik kõvad kiirendajad, siis ei osanud nemad, ei osanud mina ette näha, et see. Pluss on see ka, et niimetatud suurema slikiga esimootoriga talasillaga on üks suund, sõltumatu vedrustusega keskmootor, tagamootor, see on hoopis teine suund, et seal ongi hoopis teine lähenemine. Ja täpselt on teine teema on jällegi see nagu esivedrustuse teema, et kui sul auto nagu hästi siuke kerge nina tõstma, on ju, siis mis sa tahad, et kas sa tahad, et ta tõstaks ikkagi ratta maast lahti või sa tahad, et sul oleks mingi pagivedrustus, mis jääb maha ka siis, kui ta on pool meetrit auto lahti, vaata. Et see on jälle nagu 2 suunda, kuhu minna justkui tegelikult, on ju. Aga sa pead leidma selle nagu selle enda auto spetsiifika, et kas see velgede, rummude ja kogu see esisilla nagu üles tõstetav või maas olev kaal nagu aitab panna veel rohkem jõudu peale, kui sa püüad nagu koos temaga tõsta nina, vaata. Või see ei aita nagu sul nagu paremini saada kohalt ära, on ju. Siis on suva, siis ta võib rippuda pagimoodi nagu seal all ka, on ju. Oota, aga siis 2015 oli see aasta, kus sa kogu aasta ehitasid, on ju? Ja 2016 lõpulaks oli selle auto esimene proovikivi. Et siis tegelikult 2 aastat põhimõtteliselt ehitasid? Jah. Aga siis sa tegid ta esialgu vabalt hingavana, on ju? Jah. Ja siis sükene pool nelikant toru raamil. Jah. Aga visuaalselt ta jäi seesama madalaks chopatud katusega. Musta-punase kirju, õudne ära lõigatud tiibade ja sabaga ja veits poolik auto. Okei. Ja aga räägimegi siis selle 2016 lõpu ära, et see sai valmis, sa selle ju, sinna tegid ajupaigalduse ja see aeg sul oli oma Düno ka juba ju.
see oli seal lähedal, ma äkki sain aasta hiljem selle düno. okei . Aga noh, ma mäletan, et ma seal Tähe tänaval tegutsesin ja need test drive'id olid seal Tähe tänaval ikka, kui tuli panna tee kinni või. Sest et noh, too auto vajas ruumi, algusest peale ta vajas kogu teed. ja mis see esimesed emotsioonid endal üldse? No ajuvabad. Kohe hakkas juba tõstma ja No see oli brutaalne. okei . ja kohe algusest peale oli siuke närviline nagu ta oli. Jah, sest et meil on nagu selle auto algusest peale olnud probleemiks see, et ei ole tal taga stabikat ja ei ole tal nagu vedrustuses piisavalt jäika vedru ja amorti, kuna see amordi geomeetria on selline, et see suhe on umbes nagu 2:1, vaata. Et siis me peame ju, noh, ma ei saa jälle minna kellegi käest küsima, et kui jäiga vedru ma peaks panema, sest et mul liigub amort 2 korda vähem kui temal, ja noh, me alustasime vist mingi 470-stest tagavedrudest. Sa sõidad äkki mingi 120 kandis, kui ma ei eksi. see 7-sel on taga praegu 110 LB-s. No vot, ma alustasin 470-sest ja see jäi pehmeks. Sest et noh, sul tuleb kogu mass sinna taha. Pluss sul on Pluss ülekandetegur. squat tahab tal nagu noh, sõita talle sisse, on ju. Ja sul on veel ülekandetegur ka. Ja ülekandetegur on ka 2:1, nii et ja noh, see tegi ta väga hirmsaks ja vedelaks. Et ma mäletan, et kui ma mingi raadil katsetamised olid, siis ma ikkagi, no eks seal oli muid hädasid ka, aga ühe korra, kui kadusid nagu pidurid, siis ma hüppasin ühest lamavast politseinikust teise ja nagu nende vahel 30 meetrit. Et jah, see juhitavus oli selline, nagu ta oli. Sest ta oli jätkuvalt originaal esisillaga. Jah. No mõlemad olid probleemiks. Oli esisild, sest et see pampstiir oli nagu nii metsik, oli see tagasild, oli see vedrustus. Noh, ma ei teadnud, mida ma pean seal nagu väga sättima. Sest et ükskõik kelles ma küsisin, ei, sul on vedru liiga jäik juba. Pane pehmem. Ja siis ma lasin Kristjanil arvutada endale vedrud. Siis ta ütles, et hakka vaatama kuskilt 550-st ülespoole, et 600 kanti võiks nagu olla. Ja siis ma hakkasin otsima ja ega neid standardautosid nagu võtta ei olegi, kus oleks selline vedru vaata. Ja kõige jäigemad olidki seal 550 kandis, mis oli nagu võttana. Aga sellest jäi ka veel puudu. Nüüd natuke etteruttavalt öeldes nagu viimast autot tehes tuleb 1000 kanti taga vedru otsida. Sinna me veel jõuame, aga siis... Aga see lõpulaksu sõitsin sellel aastal ainult. Aga sinna minnes oli nagu mingisugune hirm ka või sul seda emotsiooni? Mul oli hirm see, et käigud ei lähe väga hästi sisse, sest et... Aga see oli ju mingi vist siukse süsteemiga, et sul oli see käigu hoovaga ja mingi põhja alt mingisugune... Ei, see oli juba next level. Okay. Esimene variant oli air shifter. Nagu üleni air shifter. Jah, ma tellisin AliExpressist pneumosilindrid, panin autosse rehvi kompressori ja üks sõber ehitas mulle Arduino baasil kontrolleri ja rooli nuppudest sain nagu käike üles-alla laksata. See tundus mulle lihtsam kui trosse või hoobasid leiutada millegipärast, sest et see Audi kasti sisendvõll on paremas küljes nurga all, kust ma nüüd sealt saan sinna ette. Ja selle häda oli lihtsalt see, et need rõhud olid ikkagi nagu selle väikse silindri jaoks väiksed ja suurte koormuste all, noh, see käik ei tule välja, kui kiirused on suured ja siis need vahetused läksid nagu, noh, olid väga kehvad ühesõnaga. Oleks vaja olnud kas suuremat rõhku, kui see rehvikompressor suutis või natuke suurema pindalaga silindreid. Aga nagu tehniliselt see töötas muidu nagu väga hästi, kui sa nagu kruiisisid või niisama sõitsid, siis ta oli nagu suurepärane. Väga. Ja ka lõpulaksule nüüd? Jaa, lõpulaksul sain mõned tribud, nii et käik ei läinud nagu sisse, sellest on koledad videod, kus ma nagu proovin ja ei lähe. Ja siis ma mõtlesin, et hea küll, ma teen mingi eluaeglased käiguvahetused, siis lasen gaasi ka maha ja vahetan siis niimoodi. Ja ma sõitsin lõpulaksul 12.486.
sekund nagu raksti, see oli rohkem. 1,5 sekundit põhimõtteliselt viimasest sellest 13.9, mis ma sõitsin selle tüüp 4-ga. Noh, Siis tuli tuju tagasi jälle vist või? ma isegi ei mäleta, kas oli selline emotsioon, sest et tead, seal lõpulaksul oli, sõita oli lihtne. Tänaval on ju postid ja see teised autod ja see lõpulaksul tundus nii hullult aeglane, vaata. Aga noh, ja mis oli ka see oli, et ma olin nii palju katsetades ja testides seda valesti käiku vahetanud nagu poolikult, et oli tegelikult selle muhvi otsad nagu rikkunud ära. Selle tõttu oli see lõpulaks nagu nii hull ja mul oli nii halb tunne, sest et kodus ju töötas, vaata. Et jah, aga noh, see esimene 12 sekundit ja niimoodi see oli tore, jah. Aga ma nüüd arvan seda, et mis sellest V8-st ja sinu teekonnast edasi sai, sellest me räägime juba uuel nädalal edasi. Teeme nii. Järgmise korrani.